Uude tühja lahtrisse arvu, kuupäeva või teksti sisestamise jaoks tuleks siis kõigepealt vastavalt soovitud lahter aktiveerida ja seejärel saate sisestada soovitud andmed. Nii teksti kui ka arvude puhul on vaja lihtsalt soovitud andmed trükkida ja seejärel, et salvestada seda, mis me oleme lahtrisse trükkinud, te võite klõpsata või vajutada klaviatuuri peal Enter-klahvi, aga võite ka hiirega klõpsata kuskil suvalises kohas. Samamoodi näete numbri sisestamine. Visuaalselt on näha, et tekst läheb alati lahtri vasakusse äärde ja number paremasse poolde. Nüüd ja kolmas andmetüüp, mida ka eristatakse, on kuupäev, näiteks 29.11.2012. Kuupäevade puhul on see väga oluline, et kuupäevi saab erineval moel vormindada, kui me hakkame lähemalt sellest teemast rääkima. Ja kuupäevade puhul, kui te nurgast võtate kinni ja sikutate alla, siis kuupäev peab kindlasti edasi liikudes kasvama. Ja see on üks hea indikaator kontrollimaks ka, et mul tõepoolest on lahtris kuupäev.